Tere õhtust, nüüd on tagumine aeg mitte pettamast valmistada, on ju. Aitäh teile, et tulite. Neile, kes ei tea, kus te olete keldris. Mina olen Aleksandr Popov, aga geopoliitilist olukorda arvesse võttes SAS töötab ka. Jah, ma tean ju, kas ta mõtles selle nalja ise välja? Ei, geograafia. Mis siis toimuma hakkab, väike selline sissejuhatus, te olete sattunud vaatama Idiooti, see on mina, ärge kartke, tuleb lühem kui Dostojevskil, kes on, esimest korda, kus see nali töötas, äkki ma jätan see ülejäänu materjal üldse ära, lähme kohe kirjandusse sügavalt, tavaliselt kõik on nagu vahet ei ole, Maximas välja müüdud. Täna on selline huvitav päev, mul on lõpuks kätte jõudnud see aeg, mida ma tahtsin teha 6 aastat tagasi vanematele inimestele siin ruumis, siis kui me kõik nooremad olime. Ja ma lõpuks salvestan midagi, mille ma mõtlesin välja siis, kui ma olin 6, aga kirja panin 30 aastat hiljem. Sest mul võttis aeg, et õppida kus kirjutada. Ja nüüd siin me oleme, kuskil siin surisevad mingid kaamerad, mis särge kartke salvestavad mind puhtalt kapo aastaraamatu materjali jaoks. Et nad ei peaks nagu kuskilt netist pilti otsima, nad võtavad kuvatõmmise lihtsalt. 90 minti järjest. Aia Päkapikk räägib inimestega, kellel seda demokraatiat vaja on. Tunni nimi on Halbum. Nüüd ma saan lõpuks ära rääkida, mis see tähendab, sest ma olen enne pidanud seda tegema vene keeles, sest see on mu isakeel. Ja ma mõtlesin, et oleks viisakas proovida meelde tuletada, kuidas see kõlab. Sest väidetavalt ma hakkasin, ja nüüd ma ütlen midagi väga edgit, nagu minu 16-aastased ütlevad. Nad pole minu omad, ma annan nad vanematele peale tundi tagasi. Vanemad on kõike muud kui õnnelikud, minul on väga hea. Tuulutad ruumi ja võtad järgmise komplekti peale. Kooliõpetaja argipäev. Väidetavalt ma õppisin esimese keelena ära vene keele, mis iseenesest on täiesti loogiline, kui ma tagantjärgi selle peale mõtlen, mitte et ma toona oleks sellest aru saanud, ma olin 2. Aga ma kasvasin oma isa vanematega ja nad rääkisid muga vene keeles. Nüüd nad ütlevad mulle, et mul on aktsent, kui ma vene keeles räägin. See seletab, miks ma enam Koplis molli ei saa. See on ka nagu okei. Siis ma proovisin sama asja teha inglise keeles, hästi palju, hästi šokis turiste. Nii et kui siin on majutusasutuse omanikke, võtke heaks. Nad ei tule tagasi. Vaatasid ringi, mõtlesid, et European Union awkward. Nüüd ma teen seda kainena ja eesti keeles, seda ma saan ka esimest korda öelda, sest ma esimest korda elus teen seda materjali kainena, vaatame, mis saab. Ma tean, ma olen ise ka šokis. Eesti mees, 40, kaina. Kardioloog. Tunni nimi on Halbum. See on selline suurepärane saavutus, kunagi mitukümmend aastat tagasi turvamehed said kokku ja mõtlesid ohtlik. Ja nad avastasid, et kui sa paned kokku 2 sõna, halb ja album, vau! Maailmas juhtub asju. Tegelikult Halbumiga me tähistasime omal ajal kõik seda, mis võis 6 tunni jooksul teisel korrusel Harju tänaval juhtuda. Terapeudid ütlevad selle kohta pagas, trauma, muud ilusad sõnad. Meie olime lihtsalt see, et täiskasvanud elu on sõge. Tuleme homme tagasi, 5 tärni. Ööelu, bänger. Ma hoiatan ette, kuna ma olen 15 aastat kooli õpetanud, ma kasutan sõnu, mille tähendust ma ei tea. Ma ei tee no cap'il ja no fap'il siiamaani vahet. Ja ma ei ole lõpuni kindel, kas ma peaks. Aga alustame algusest. Et kui keegi küsib, et kus see Halbum on, ta on siin samas. Ilus must ja märg. Ma ei tea, miks see viimane osa oluline oli. Lasta olla. See kõik sai alguse aastal 1984. Nii et matemaatika geeniused saavad hakata nüüd arvutama, kui vana ma olen. Aga samas ma juba ütlesin. Nii et võite kontrollida, kes ma ise tean, kui vana ma olen. Ma vahepeal ikka üritan. Mulle tavaliselt 16-aastased, ma pean nendega suhtlemast, mul on töö selline. Ütlevad, et palju pole jäänud. Ma ootan 4. aastat juba, et kui palju on palju, tahaks ma humanitaarina küsida. Mina muudkui loen neid kontrolltöid ja mõtlen, et võiks nagu vähem jääda. Ma jõuaks enne selle lõpuni. 1984, väidetavalt ilus aasta, ma ise ei mäleta selle kohta midagi. Vaatamat seda, et mu vanaema alati küsib mult, et mäletad, kui sa olid 2-kuune? Ma laulsin sulle ja mina alati vastan, jap, laulame koos. Tõmba käima. Ma võtan 5 ülesse sealt keskelt, kohe kui meelde tuleb, mis sa mulle laulsid. Ma nagu ei ole kunagi kõige väljapaistav laps olnud. Mul on selleks noorem vend. Tema on tark, mina olen. Väga hea keika.
soovitan. Ma olen pere esimene laps, kes veel välimusest aru ei saanud, selles mõttes, et esimene pidi ka aia taha minema. Kuigi teistpidi ma arvan, et mu vanematel lihtsalt ei vedanud. Aasta 1984, rasked ajad, Nõukogude Liidu sula oli tulemas, loomaaeda telliti liiga palju pärdikuid, sealt see algas. Otsustati, et Koplis on üks tore perekond, neil on kunagi tulevikus kodulooma vaja. Anname neile selle. Ka nemad ei olnud valmis, et ma rääkima õpin. Ja teie naerate, et oleks pidanud ma esimese klassi õpetaja nägu nägema. Ta päriselt arvas, et teda prängitakse. Saad aru, keeruline on talle seletada, et ei, mind ei võetud loomaaiast kaasa, ma elan siin. Lähedal, teisel pool raudteed. Ja Pelgulinna ja Kopli vahel see glamuurne raudtee, kuhu nüüd otsitakse putukaid. Isegi nemad ei koli sinna. See on liiga gängster, vaata. Nad vaatasid koos minuga filmi 8 miili ära ja olid nii gängsterid, et kogu Mustamäe kardab. Aga jaa, algus oli palju lubav. Esimesed 4 aastat oli tore, siis ma sain esimest korda teada, mis tunne on siis, kui vanemad sulle ebaselget infot annavad. Nimelt ma olin 4, kui mu vanemad ütlesid mulle, et või isa ütles, et me käime emaga korra ära. Me oleme mõnda aega eemal. Ja siis, kui me tagasi tuleme, sa saad midagi, mida sa väga tahtsid. Mina tahtsin kassi. Ja siis toodi koju. Jah, täpselt. Mingi asi, mis oli nii sisse mässitud, et ma ei olnud alguses lõpuni kindel, kas peaks lahti pakkima. See oli mu noorem vend. See oli ilus aeg, kus lapsi mässiti sisse printsiibiga, et kunagi ei tea, millal ringlusesse läheb. Nagu lihtne. Nina ja 2 silma lihtsalt, et ära hakka ühestki nurgast tulema, ma ei tea, mis seal toimuma hakkab. Ja sellest ajast peale ma olen teadnud, et väiksed lapsed on ohtlikud. Neile meeldib MMA. Ma siiamaani, et kes ei ole kogenud, võtke beebi kätte, vaadake talle silma ja siis järgmine hetk sa tunned, et mingi asi tahab su kõrva küljest ära võtta. Aga sa pead tegema seda nägu, et see on nii nunnu. Õnneks mul on teine veel. Ja, meil saame vennaga suht okeit läbi, temal on töökoht, sissetulek, minul on lootus. Et kui ma selle kõik siin ära lindistan, siis vähemalt mu terapeut saab aru, mis mul viga on. Ma ei pea talle ise rääkima, ta kogu aeg küsib, et tahad sa sellest rääkida? Mitte väga, aga ma näitan sulle, näed siin väikse klipi. Ja, 80. lõpp, ma õpilased tahaks küsima, et õpetan, mis tunne oli kommunismis elada. Ma ei mäleta väga. Kommunism hakkas lagunema siis, kui mina hakkasin aru saama, et elu toimub. Ma tahaks öelda, et ma panustasin, kuigi ma ei usu, et väga. Selles mõttes, et mina kakerdasin mööda Koplit ringi ja hakkasin aru saama, et vahet ei ole, mis keeles ma kuskil räägin, tongi saad nagunii. Huvitav olukord, ma olen nagu aru saanud, et ma olen sellises hallis alas. Mitte halli passiga, enne kui keegi küsib, pass on punane. Euroopa Liidu oma ikkagi, selles mõttes, kõik on ilus, aga venelastele ma ei meeldi sellepärast, et ma vist olen eestlane. See ei ole mina, need on nemad. Tead, kui keeruline on vaadata, kui vene noor mees üritab mõelda, et kumbalt poolt sind lüüa, et mitte vene poolt tabada. Jumala paanikas on tüübid, et kust sul see joon jookseb, ma ei ole mõõtnud. Vali mõni koht, ma ei tea. Ja eestlased ei saa lõpuni aru, miks ma pool venelane olen, siis ma pean neile seletama, et ma ei tea, kas ma pool, ma ei ole mõõtnud. Vaata, keeruline, Eesti suguvõsad, mul seal läheb väga keeruliseks. Ma ei jõudnud oma DNA-d ka anda, ma tahaks ka teada, et mitu protsenti ma iglu olen või midagi, ma ei vaatame, mis saab. Aga 90. algus oli äge, ma mäletan, kui ma esimene, rääkides kooli minekus, see on mul üks number 2 kõige lahedam mälestus, sest minu kõige imelikum mälestus oli siis, kui tangid ära sõitsid. Ma seletan. Ma olin väike poiss, ma nägin tanke ära minemas. Ja minu aju ei saanud aru, miks me tanke ära anname. Ma olin väike kutt, ma naljad, tangid! Väga okk asi, anname, ma ei tea, minu ära. Või anname midagi, mida meil vaja ei ole. Isa seletas, et kui need on halvad tangid, ma olin siuke, et need on tangid. Nad ei saa halvad olla. Ma ei olnud veel oma ajalõpetajaga kohtunud. Aga esimene koolipäev oli selline huvitav hetk, sellepärast, et mulle öeldi, et sa pead viisakalt riidesse panema, see on kõige olulisem asi sinu elus. Vale vastus. Ei ole. Ma ei teadnud siis veel, et on olemas pangalaen, hüpoteegi jääk ja täpselt laenunõustaja, kõik sellised ägedased. Ja ma panin ennast riidesse, seisin ja see oli ilus aeg, kus lapsi riietati kooli nagu pulma, sest kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Kiki, lips, ülikond, ranits, mis on mingi 40 kilo, et see oleks kohe valmis, et kunagi tuleb ajateenistus. Ja sa saad lihtsalt ilma igasuguse mõjuva põhjuseta kogu kappi endaga kaasas kanda, sest äkki läheb vaja. Ja mina seisin seal ja mõtlesin, et okei, et mina panin viisakalt riidesse, miks
paps lühkarites on. Topeltstandard või nii. Siis tuli välja, et paps ei tule kooli, ta tuleb tobale. Maja ette, jah. Ja siis tuli välja, et iga paraadne, see oli täpselt samasugune paps. Samad suissid, samad lühkarid, sama maika, sama toba. Ja minusugune tüüp oma seljakotiga umbes, et nii, mis stardijoon see on? Ja su isa vaatab sind, tead, kus kool on või? Väga lihtne, lähed tänava lõpu, keerad paremale, õhtul tuld tagasi. Ma olin siuke, et thanks. Ja vaata, et ranitse kaasa võtad. Sellest ma sain juba aru, jah. Esimene aasta, algkool on selles mõttes nagu huvitav koht, et sul võtab pikalt aega, et aru saada, miks sa siin oled. Sa võid kodus ka liimi nuusutada. Sul ei ole vaja sellepärast klassiruumi minna, et teiste tüüpidega, noored kutid, 7-8 aastased, ühes käes on liimipulk, teine käsi otsib tegevust, kasvad pikemaks, nagu seal vahepeal mingit meeletut progressi toimub. Aga mina sain hästi kiiresti aru, et ma olen väga teistsugune. Esiteks õpetaja arvas, et ma olen loomaaiast. Mõni aasta hiljem üks õpetaja ütles mulle ilusa komplimendist, siin sa oled kommunistliku režiimi jäänuk. Jube palju sõnu, kui sa oled 8. Mina seisin seal, kas mul on mingi ülivõime või? Läksin koju, ütlesin isale, isa vaatas oma relva, ütles, ei ole. Ärge kartke, et mul ei ole seda kaasas. Ma küll kasvasin Koplis ja tollel ajal ei olnud väga vahet, mis põhjusel su papsil relv oli. Äri käis. Minu isal oli relv sellepärast, et oli politseinik. Meie naabril oli relv. Ja. Koplis kasvades, kui su vanemad on korrakaitsjad, kuidas ma nüüd ütlen, väga keeruline on saavutada noorusaja soovi. Mina tahtsin saada gängsteriks. Tuleb välja, et vale CV. Ma proovisin korduvalt ka mitte organiseeritud kuritegevusse astuda. Meil on seda rohkem kui seda organiseeritud. Ja kõik ütlesid alati, et sorry mees, meil küll on kohti, aga meil on kohti sinu vanemate pärast. Poisid ei saa aru. Ma ütlesin, ei must võib kasu ka olla. Jap, aga ei. Valus. Siis ma käisin koolis, ma sain hästi kiiresti aru, et inimesed, kes sind kõige rohkem kiusavad, eeldavad sinust hästi palju imelikke asju, sest peale 9 aastat koolikiusu otsustasid need samad inimesed, et mina olen kõige õigem valik 9. klassi lõpupeo turvameheks. Täpselt. Tulevikuks sooviks, kui sa tahad, et keegi sind kaitseks, äkki veendud, et sa meeldid talle. Aga neil oli hästi loogiline mõte, nad mõtlesid, et vaata, mul on supervõime, ma räägin seda mitteametlikku eesti keelt, nimnoška paruski, siin-seal. Ja kuna meie naaberkool oli vene kool, siis minu klassikaaslased mõtlesid, et väga hea, panen Popovi ukse peale, venelased ei tule. Ma siiamaani naeran, et ei saa aru, kuidas see töötab. Ega nad minu pärast ei tulnud, nad tulid peole. Neid mina ei absoluutselt ei huvitanud. Vaesed kutid jõudsid kohale, nägid mind, neil oli jälle see väike natsionalistlik draama, et kumbalt poolt ma venelane olen. Me jõudsime eraldiselt, nad lihtsalt annavad mulle malli, kiirem on, vaata. Me seal terve ööke jaurame. Ja mina lähen minema ja nemad lähevad peole. Ma läksin minema, jõudsin koju, rääkisin papsile, paps surus kätte, et palju õnne, nüüd sa oled gängster. Ma ei saanud alguses aru, isa seletas, et tehniliselt kuulud sa nüüd organiseeritud kuritegelikku grupeeringusse. Ma olin siuke, et lõpuks amet. 9 aastat näed vaeva ja kõik, mis oli vaja teha, oli jälle lõuga saada. Imelik aeg. Kopli oli üldse, toona oli Kopli nagu ikka gängster koht. Tänapäeval ma kuulan selliseid põhjapanevaid Eesti artiste nagu Lill Till. Ma soovitan, see on, ma ootan, millal ta Lill Õpsi ja Lill Kapsaga väikse nagu kollabi teeb. Aga iga kord, kui Eesti gängsterräpparid ütlevad, et Kopli on ohtlik, siis ma nagu käin ringi vaatan, et kus kohas. Teil on isegi uued trammid. See on halb, sellepärast, et see tekitab pettumuse, kui sa kohale jõuad lõpuks. Aga jaa, 90-ndatel oli Koplis oli äge, sa pead siis teadma, millisel tänaval mis keeles rääkida, sest see reaalselt võis kaasa tuua väga negatiivseid tagajärgi, kui sa vales kohas tere ütlesid. Sa pidid olema valmis selleks, et vahet ei ole, et sa oled 4. klassis. Ikka tuli mõni kutt, et suits on. Ja kui sa ütlesid, et ei ole, küsis tema alati, et kui leian. Jah, selles mõttes, et elu käis ja nii ma seal jalutasin. Ja siis, kui su vanemad on veel korrakaitsjad ka, on keeruline. Ma küll alati lohutasin ennast sellega, et võib-olla kunagi mu vanemad otsustavad töökohast kaugemale kolida. Sest mul oli vahepeal, ma elasin majas, kus oli selline tunne, et too laps tööle oli nagu igapäevane ettevõtmine.
Sest et noh, mina kõndisin maja poole ja naabrid tulid vastu ja osad neist oli jalavõru ja sa teadsid, et jap, paps on jälle tööd teinud. Elu on ilus. Vanemad tahtsid minust ka muidugi väga noorelt juba, noh, sest et 90-ndad mees teha. Ma siiamaani mõtlen, et nad lähenesid sellele väga huvitavalt. Ma toon paar näidet. Näiteks, üks esimesi trenne, kuhu minusugune pallike viidi, ma olin lapsena suht flaber. Ma olin sama lai kui pikk, sest mu isa, ema, armas vanaema oli väga mures, et ma ei söö piisavalt. Kooliarst oli mures, et ma võib-olla söön liiga palju. Me alles jõudsime sinna selle tasakaalu saavutamiseni, dieet ja tervis ja minu vanaema, ta oli hästi tore naisterahvast, alati ütles, et sa pead kiiresti toidu ära sööma, muidu tulevad karud. Me oleme Mustamäel 6. korrusel. Ütleme nii, et kui need karud nüüd siia jõuavad, siis minu söömine ei ole üldse probleem. Ma pigem tahaks teada, et kes nad Jehoova tunnistajate pähe jälle alt fonolukus sisse lasi. 6. korrusel karu on ukse taga, ma lenda laivi. Ma jagan. Ma olen seda muinasjuttu lugenud. See oli see, mis mul alati emavanemate juures käimise nagu natuke hirmutavaks tegid. Mu emavanemad elasid väikeses külas nimega Meleski. Ja kui sa oled lugenud lapsena Vendade Grimmide muinasjuttu ja siis tuleb su juurde su vanaema oma sõbrannaga ja tal on käes pott ja ta ütleb, lähme metsa. Ei! Esiteks, ma olen üksi. Teiseks, mul ei ole nagu midagi maha ka jätta. Kolmandaks, ma ei usu, et keegi järgi tuleb. Ma ei ole nii optimistlik selle küla elanike suhtes. Nad on pigem see, et jah, üks sibul vähem, rahu majas. Vaata, mis saab, keetke suppi. Ei, ma pean päriselt vanaemaga metsas seepi keetnud, tagantjärgi mõeldes väga new age, öko, progressiv. Toona tundus lihtsalt imelik. Keset metsa lihtsalt keedad seepi. Proovi seda adekvaatselt Koplis patsaanidele seletada. Ja siis ma veel ei kandnud sellised riietust, et noh, siis nad olid kõik see, et millega sa seal maal tegeled, et see on mingi imelik värk. Mõtlesin, mis asja, kuule, seep on väga kasulik asi. Ta ütles, jaa, aga miks te seda poest ei osta? Mees, põhjused. Esiteks pood, teiseks ei ole nii öko, kolmandaks keegi peab potti ka tassima. Noh, selles mõttes, et fitness. Aga jaa, ma olin suht paks laps. Mitte, et ma olin praegu väga palju paremaks, ma lihtsalt kasvasin pikemaks. Aga esimene trenn, kuhu mind viidi, ballett. Teie naerate ja mul on see suurepärane tutu siia meni alles. Puhtalt ise endale meelde tuletada, et see oleks võinud olla nii palju hullem. Sest et kohe, kui mind sinna toodi, siis treener vaatas mind. Vaatas mu ema, ütles, et te ikka teate, et Pähklipure on romantiline lugu, mitte tragöödia. Aga kui ta siia juba tõite, vaatame, kuidas ta paindub. Ja ta oli siuke vanakooli. Just. Enne kui ma aru sain, võeti mul jalast kinni ja tuli välja, et ma ei paindu väga hästi. Aga ma mäletan seda katset siiamaani, ütleme niimoodi, et ma hakkasin avastama ennast. Jah, täpselt. Järgmine katse, akrobaatika, sest ilmselgelt, kui balletti ei võeta, akrobaatika, läheme edasi. Üks lõhutud batuut hiljem jõudsime me järeldusele, et vist ikka füüsika töötab. Et isegi batuut vaatas kaugelt, et palun ei. See ei ole mingi Vana-Kreeka sõda, et ma ei hakka siin mingit müüre maha tooma selle pallikesega. Nii et peale seda, kui batuut oli katki, aeroobika ei töötanud, akrobaatika ei töötanud, ballett ei töötanud, ma leidsin endale midagi, mis iseenesest oli päris pull. Ma läksin maadlustrenni. Jah, täpselt. Ka mina olen šokis, et ma veel elus olin. Sest söömine jätkus ja tuli välja, et mu treener on vist mu vanaemaga kohtunud, sest tema oli ka, sa pead rohkem sööma. Maadlusliidu arst oli kindlasti mitte. Et saate aru, siin vererõhk näitab numbreid, mida me ei teadnud, et saab välja mõõta selle aparaadiga. Isegi aparaat oli siuke, ma ei tea, pane see, vaata, võib-olla on. Sa saad aru, et sul võib olla kaaluga kerge probleem, kui 12-aastastele tehakse superraske kaalumatš. Ainus superraske kaalumatš, sest on 2 osalejat. Mina ja üks tüüp Lasnamäelt. LA City ja Bottom Kopli said oma vahel kokku. Ja seda matši me unusta mitte kunagi. Me maadlesime selle noormehega umbes 3 aastat. Tema andis esimesena alla ja ta oli noorem. Jaa, aga tema andis alla sellepärast, et tal reaalselt keelati võistlemine ära, sest et ta sõi rohkem. Ma panen selle asja perspektiivi. Mina käisin võistlustel, mul oli mingi kotike kaasas, seal oli minu väike trikookene. Kohe jõuame sinna ka. Ja ma tean, ma nägin väga hea välja.
Oleneb muidugi, mida sa heaks pead. Aga see kutt käis 3 kotiga, kus oli toit. Ja ma tänase päevani mäletan seda venda teisel pool maadlusmatti vaatamas mind ja söömas pelmeene samal ajal. Sest meie matš oli viimane, kõik olid see, et mingi tsirkus peab ka olema enne, kui me siin päris maadlaid autasustama hakkame. Paneme 2 pallikest põrkama. Ja jube naljaks on istuda, ma vaatan treenerit, äkki ma sain ka mõne snäki, sest ei, sa pead valmistuma. Ja ma näen, jah. Anna tuplat või midagi. Seal tüübil läheb teine pott, nagu ma istun nagu loll oma trikooga siin. Mingil põhjusel rambi valguses, kõik teised on peidus, nagu mis mänge me mängime. Ja 90-tel ilus aeg, Eestisse polnud veel maadlusvarustus jõudnud. Ja nüüd, maadluses enamasti on nailon trikoo, et oleks mõnusam, libedam vajadusel. Mina esimesed 4 aastat maadlesin villase trikooga, ja, mille kudus minu treeneri vanaema. Jaa, vot just, ma mõtlesin enne seda, et see venituskatse pani mind ennast avastama. Ütleme nii, et mehed, kui te ei ole milleski mõnusas lambavillases higistanud, kas te üldse teate, mitu kohta teil on, mis võivad sügeleda? Ja kui see teid ei veena, siis kõigepealt higistage milleski villases, siis minge sauna. Ja siis samal ajal hoitakse sauna aust kinni, öeldakse, jõud tuleb ja sa lihtsalt röögid. Sest jõud tuleb ja läheb korraga. Ja sa mõtled, et ma ei tea, kas see on jõud. Aga see aeg, kui nad alasti maadlesid, tundus täiesti loogiline. Sest villased asjad ei peaks toimuma. Ja maadluse puhul, ma ei tea, palju siin maadleid on, ma pean kohe selle nüüd ära ütlema, et maadlus on väga tore sport. Ma maadleks siiamaani, aga ma ei söönud piisavalt. Aga minu jaoks on alati humooriks see, kui ma mõtlen selle peale, et mul oli maadlustreeni kaaslaseid, kes pidasid teatud asju mitte liiga mehelikuseks. Näiteks värviliste mütside kandmist või mingi naiste värk, kannad värvi, ikka mustad särgid. Siin tüübid, kas te olete tähele pannud, millega me trennis tegeleme? No ma seletan, vaata. Minu jaoks on naljakas mõelda, et miski ei ole piisavalt mehelik, kui seda räägivad tüübid, kelle pea eesmärk on higistades 11 kallistada. Nii, et üks on all ja teine on peal. Tähendab, jaa, vahepeal heidetakse ja nii, aga kui sa oled super raske kaalus, sa oled 11 ja sa kaalud kilodes sama palju, lihtsalt 0 on lõpus, palju sul on eluaastaid. Lihtsalt vaatepilt kõrvad, isegi see villane trikoo on selle viimase õmbluse peal. Ta on nii pinges, et isegi pinge vaatab kõrvalt, et tead, las ta olla. Vaatame, mis saab. Ma ei tea, kui paljud inimesed on maadlusmatše näinud. Ma teen väikse lihtsa illustratsiooni. Kõige hirmsam asi iga maadlaja jaoks on parter. Seletan. Parter on see tore koht, kus täiskasvanud või mitte justkui meesterahvas peab minema 4 käpukile. Keegi on käinud. Võtma ennast 4 käpukile suurepärase maadlusmati peal. Sa oled enamasti kinniste silmadega, sest sa ei taha näha, mis sealt edasi hakkab tulema. Kohtunik vahepeal vaatab kõrval, sest tema ka ei taha näha, aga ta peab seal olema ja ta peab vilistama. Üks mees võtab 4 käpukile ja nüüd see teine härrasmees, see enamasti juhtub siis, kui sul haare näiteks lahti läheb, sest et käed on libedad ja sa sõid liiga palju pelmeene enne. Sa oled 4 käpukil ja nüüd teise mehe eesmärk on põlvitada täpselt sinu taha. Põlvili. Täpselt sinna taha. Panna käed sinu alaselja peale. Siin ma pean ütlema, et paljudel meestel on tõsiseid probleeme alaselja leidmisega. Ja neiud teadsid seda varem ka, aga ma lihtsalt tuletan selle meelde, sest et see on see koht, kus isegi kohtunik punastab ja on see, et kutid, et teeks täna ära või. Sina oled seal 4 käpukil, villasest kostüümčikus, mis rebeneb igalt poolt, siuke ilus väike pallike. Ootad, millal see läbi saab. Teine mees, ja tavaliselt hakkavad laskuma niimoodi, et nad juba põlvedega puudutavad su kannike. Lihtsalt see on hästi romantiline, et sa tunned iga keharakuga, et see kestab veel pool tundi. See on see psühholoogiline koht, sest kohtunikul ütleb, et palun tehke kiiremini, aga tüübid, et ei, ma siin valin asendid. Seal ei ole väga palju asendeid. Ja, see sinu asend, tema asend, Ja siis nad hakkavad otsima seda alaselge enamasti õlgade pealt. Alati see vend lihtsalt. Ja, see nii kaua naljaks, kui sa oled seal Eesti meistrivõistlused kõik on see, kas kiiremini saaks või? Meil on siin 8 matši veel.
ja siis ta jõuab sinna ja siis mis juhtub on see, et kui käib vile, siis sina, kes sa oled 4 käpukil, pead hästi kiiresti, selle koha, mida ei ole hea vastu maad peksta, vastu matti saama, et see tüüp, kes seal sinu taga pool tundi jala selga otsis, ei saaks sul ümbert kinni. Aga võt nüüd enamasti see kutt, kes seal selja taga on, teeb seal ühe hästi väikse asja. Ta näeb silmanurgast, et kohtunik on valmis, nagu laul ütleb, blow my whistle, baby. Ja kohe, kui kohtunik hakkab puhuma, siis see tüüp, kes su selja taga on, teeb sellise hästi väikse kiire õts! Ja sina oled lihtsalt paanikas, sa oled nagu känguru, kes on autoetajand, sa ei julge liigutada, sa oled külmas higis, sinuga tehakse asju, sa oled mingites asendites, mille peale sa ei taha mõelda. Siis tuleb veel üks vile, matš on läbi, sa siis kinniste silmadega teed walk of shame'i riietusruumi. Vaatad ennast peeglist ja mõtled, et villased asjad on ägedad. Oleks pidanud paletti jääma. Vaatama, mis saab. Ja samal ajal kõik ootavad, et sinust saaks mees. Ja sa oled väga suures kriisis omadega, et nagu milline osa sellest nüüd nagu jälle, ma pean Koplisse minema patsaanidele seda seletama. Et ma olin just teise mehe ees 4 käpukil. Ja nemad on see, et ai, sa oleks pidanud boksi minema. Tõsi. Seal saab kohe pihta. Et see on nagu, maadlane äge oli see, et boksijad ei norinud tüli, nad oli see, et sul on juba niigi raske. Et saad seal ise hakkama. Minge veerege poisid. Kuigi teistpidi muidugi, maadlus, ajalooline ala, muidu ma lihtsalt pean ära seletama, tõesti kunagi, võib-olla keegi ei tea, maadlasid alasti. See oli sellepärast, et naised ei tuleks maadlema. Minust väga originaalne lähenemine, kuidas nagu välja mõelda, et tead, plikad käivad siin poisse vaatamas, oleme paljalt. Okei, lahendas probleemi ära, lähme edasi, plikad olid see, et väga hea, mees ei tule, saate ilma meiet hakkama, vaatame, mis saab. Kogu see maadlemine ja organiseeritud kuritegevusse kuulumine viis selleni, et peale kooli ma mingi nipiga suutsin selle lõpetada. Minu jaoks natuke keeruline oli see, et peale põhikooli ma läksin uude gümnaasiumisse ja mingi 3 aastat ei kiusatud. Täiesti kohutav. Ei, tead, kui imelik on käia mööda koolimaja ja lihtsalt vaadata inimestele toorelt silmad, palun kiusa mind. Ja nad kõik on see, et sa ikka tead, et meil on koolipsühholoog või? Lähme, ma viin su sinna, ei kiusa mind. Ei ole selline kool. Vaatame, mis saab. Ja oli aeg, see on minu plaan, mu vanemad panid mu fakti, et kuna ma olen nüüd täiskasvanud mees, nad kuidagi teadsid, mina nagu ei plaaninud veel, et ma peaks tööle minema ja nad jõudsid järeldusele, et mind peaks suunama. Õigemini mu ema jõudis järeldusele. Me kõik teame, emad suunavad alati. Vahet ole, kui vana sa oled. Mu ema siiamaani suunab mind. Ma enamasti küll ei lähe samas suunas, aga ta kõik alati saadab mulle sõnumeid, et sa läksid jälle valesse kohta. Siis ma tean. I'm a rebel. Protesteerin. Ja, mul oli esimene päev ülikoolis. Seda on keeruline unustada sellepärast, et ma ärkasin selle peale, et mu kallis isa ajas mu üles ja surus mul kätte, ütles, et sa oled nüüd mees. Aeg on hakata välja kolima. Ma nagu seisin seal oma toas, ma nagu kohe praegu. Ütles, ei, sa võid kohviga juua. Kiiret ei ole. Võta maru rahulikult. Ja ma otsustasin, ma siis lähen selle kohvi ära, kui lubatakse ja istusin köögis ja toona, sellest on nüüd juba varsti 20+ aastat möödas, oli selline tore ajaleht nagu hüppelaud. Vaata, tänapäeval me võrgime a bitti. Toona me hüppasime võlgadesse ja lootusetusesse korraga. Ja mulle pandi see hüppelaud nina alla ja seal oli kuidagi täiesti juhuslikult, nagu mu ema ütles, avatud sektsioon, töökuulutused, otsime turvatöötajat. Ma vaatasin oma ema, küsisin, mis värk sellega on, ta ütles täiesti ausalt, poeg, no modelliks ju ei lähe. Mis on ka tõsi. Ja siis ma läksin, proovisin, minu esimene töökoht turvatöötajana oli raamatupoes. Ka mina olen šokis, et see nii vägivaldne koht on. Ei, tähendab, ma ütlen kohe ära, väga paljude elus muutub, kui sinu esimene vastane, see oli natuke selline väga huvitav olukord, nimelt minu esimesel tööpäeval ma pidin olema sellises vastasseisus, väga ajaloolises vastasseisus, 75-aastase pensionäriga, kes oli ostnud Tammsaare Tõde ja õigust, aga kassas ei võetud turvaelementi maha ja turvavärav hakkas tööle. Mina alguses mõtlesin, et kui suur probleem see saab olla, see oli üüratu probleem. Ma mingi hetk olin olukorras, kus ma sain vanaproualt käekotiga vastu pead. Mind süüdistati süvariikluses ja minu ainus mõte oli see, et ma saaks ta maha võtta, aga see on vale. Et kõik maadlust tuli meelde, mõtlesin, et trikood ei ole, aga kui ma siit õige nurga alt heitesse lähen, kus ma seda pärast seletan.
Ja siis ma seisin ja tegin seda, mida kõik mehed väga hästi oskavad, sest seisin, sain molli. Tädi tagus mind natuke käekotiga, ütles, olgu see sul õppetunniks ja läks minema. Ja mina seisin seal, lihtsalt poe juhataja ütles, et sa ei ole väga efektiivne turvamees. Ma ütlesin, kui palju sul efektiivsust vaja on, nagu ma oleks napilt silmast ilma jäänud. Tammsaare nüüd nii hea raamat ka ei ole. Terve suvi puhast kulda. Rohkem peksa ei saanud õnneks. Küll, aga ma sain iga päev teada, et ma peaks lugema õppima. Ma siis proovisin. Tuli välja, et töö juures ei tohi lugeda. Ma olin väga raskes olukorras. Seisad, kõik tahavad, et sa teeksid midagi, sa ei oska midagi teha. Siis ma proovisin ennast natuke teises valdkonnas. Ma läksin ööklubi turvameheks. Suurepärane koht. Fantastiline. Ma olen etteruttavalt võin öelda, et ma seal sain väga kiiresti aru, et täiskasvanuks saamine on lõks. Jah, selles mõttes, et sa saad nagu väidetavalt täiskasvanuks, aga sa ikka ei saa mitte midagi aru. Et turvatöötaja, sa oled natuke nagu, mitte natuke, päris palju nagu lasteaia kasvataja, lihtsalt lapsed on kõik mälus. Aga sina teed sama asja, ära pane seda suhu. Ära roni selle otsa. Ei võta seda maast, pane see maha 6 tundi Tourette sündroomi. Ja neil kõigil on küsimused, millele ei ole vastuseid. Su elus muutub väga palju, kui 60-aastane vaatab sulle otsa, et miks ma ei tohi seda suhu panna. Ja sa ühelt poolt mõtled, et äkki peaks talle proovima seletada, et ta just korjas maast üles kommi, mis on seal vedelenud terve peo. Aga teine pool siin ajust on see, et aga tema on ju kogenud. Tema peaks mulle ütlema, mitte mina tal... Aga ei, siin ma nüüd olen ja siis sa seisad ja seletad. Või minu personaalne lemmik alati. Ma töötasin klubis, kus olid go-go tantsijad. Ma küll ei saanud aru, kuhu nad go-ad, nad olid kohe koha peal. Aga tuleb välja, et ei ole nagu midagi tõsisemad kui olukord, kus sa tuled peole oma abikaasaga ja siis vaatad vales suunas. Ja siis psühholoogiliselt kõik on tehtud selleks, et sa vaataks selles suunas. Ja sa isegi küsisid oma abikaasad, et tohib ja tema nagu ühe silmaga pooleldi pilgutas. Ja sinu loll aju sai aru, et vist võib. Ei tohi. Vaata põrandale. Sul on tohib kodus. Okay? Ja siis mina pean käima ja seletama, et teeme nüüd nii, et karistame oma abikaasad kodus, kus teised ja turvakaamera ei näe. Miks? Sellepärast, et ei tohi. Vägivald vale. Ma saan aru, kus ta tuleb. Ka mina tahan seda väga tihti teha, aga kriminaalkaristused. Ei, klubis oli tore. Mul on klubi aegadest 2 sellist väga südamelähedast olukorda. Ma otsisin kunagi Orkutis lehma. Ma mõtlen päris tõsiselt. Õnneks lehma ei olnud elus. Ma seletan, see nüüd kõlab nagu ma oleksin mingi lihunikuks hakanud. Ei, aastaid tagasi grupp noori mehi, kellel nüüd on töökoht ja tulevik, otsustasid teha disko, mille teemaks oli farm. Ma täpsustan, see oli tehnodisko. Sest nagu me kõik teame, kui sa lähed maale, ainult tehno käib. Igas farmis lihtsalt lehm. Ja tüübid tegid disko, nad tassisid klubi täis heinapalle, sest heinaallergia ei ole päris. Ja nad ei olnud kunagi maal käinud. Mul maal kasvanud poisina, ma esimesed 6 aastat oma elust käisin ikkagi suviti ema vanemate juures maal. Mina teadsin kohe, kui halvasti see lõpeb. Aga ma ei teinud mitte midagi selleks, et seda peatada. Sest mina olen siin selle jaoks, et harida. Ma küsisin küll korra, et olete te kindlad, et heinapallid suitsuruumis on hea mõte. Tüübid olid, kui hull see saab olla. Ma lihtsalt küsin. Mina Koplist trammiga sõitma. Palju ei tea. Lehm on kohal. Oli ka. Ei, see suitsuruumil heinapallid läksid lihtsalt põlema. Lavapallide peal noored otsustasid, et vaata, see on see, kui sa loed kirjandust ja on see, et mindi lakka. Vaat nad kunagi ei täpsusta. Et vanad eestlased teadsid, et lakka tuleb tekiga minna. Heina peal on halb mõte. Pärast vaata keeruline seletada, me ei teinud midagi. Jap, ma näen neid kannikaid. Aitan või saate ise, ka saate ise. Seal vahepeal üks noormees kukkus jäätise masinasse. Ärge küsige, kuidas ma muidu räägin. Aga ühesõnaga, noormehed tahtsid, et lisaks heinapallidel oleks ka lehm. Mina muidugi kohe, kui ma kuulsin, et tuleb lehm, täiesti lihtsa inimesena küsisin, kas elus.
Nad olid, mis mõtlesin, no kas te toote päris lehma? Ma tahaks lihtsalt näha, kuidas te sellest trepist üles saate. Sest ma olen lehmi näinud, nad ei ole kõige suuremad nagu trepist ronijad. Nad olid sellised lõbusad lehmad ja nad tõid mitte eluse lehma, vaid nad rentisid Vene teatrist. Papier-machest lehma. Mingi kalli raha eest ja veel nii hästi, et nad said seal 9 õhtuks, hommikuks pidi lehm tagasi olema, sest et see oli laste etendus kandvas rollis. Sest laste etenduse kandvas rollis oli ka farm. Mina olin see, et aga teeme disko etenduse laval. Me sai klubisse seda tassi. Me läheme kõik Vene teatrisse, pärast saame etendust vaadata, lapsed on diskol, ühesõnaga integreerume. Lehm toodi kohale, lehm ei mahtunud trepist üles, sest et nagu miks peaks mõõtma? No, meie naeru, et siin nii mõnigi mees teab seda, et ai, mul on kõik mõõdud teada, jap. Siis tulen Ikeast 4 numbrit väiksema kapiga. Oleks võinud mõõta, ei, sest ma on mees, ma vaatan silma järgi, snaiper lapsest saati. Ja siis toodi see lehm, vaadates seda ust, vaadates seda lehma, ma oli tead, tal on siin õues ka hea. Ma ütlesin, põhimõtteliselt küll, jah. Mul oli väga lõbus, ma sain terve öö pilte teha inimestega. Sest ma olen lehma kõrval, ma mõtlesin, ainus asi, mis mul puudu oli hang ja õlgkaabu. Ja ma oleks olnud kõige progressiivsem farmer Eestis. Mis Tartu Agro, sass ja lehm. Eesti esimene reality TV. Parasjaga oli see ilus farmisaade ka välja tulnud. Ühesõnaga pidu sai läbi, meie läksime kokkuvõtteid tegema õllega. Võtsime väga normilt kokku 3 tundi. 9 hommikul tuleb telefoni kõne, et mehed, kus lehm on? Ma ütlen, õues, ei ole. No siis läks ära. Sest ta ei ole ju elus. Mõtlesin, no kuule, mees, Tallinn, asju juhtub. Pidu, tehno, lehm tõmbas võnke sisse. No võt, ja lõppes asi sellega, et ma siis otsustasin kasutada oma tolle aja kõige võimsamat otsingu tööriista, Orkutit. Ja kirjutasin Orkutisse postituse, kas keegi on näinud lehma, 3 punkti. Küsimärk. Šokeerival kombel 5 minutit hiljem hakkasid vastused tulema. Mingid inimesed olid näinud lehma. Nad olid näinud inimesi, kes olid lehma kaasa võtnud. Me leidsime lehma ülesse. Ta oli vahepeal natuke viga saanud, ta oli ühe käpa ära kaotanud. Või jala või mis iganes neil on. See nägi rohkem nagu pakk välja. Ühesõnaga. Kuna lehm oli vaja tagasi viia, me parandasime lehma kohe ära Mägi-Aivari teibiga, panime selle ilusti selle käpa külge. Me lihtsalt ei pannud tähele, et ta peaks alla vaatama. Tuli isegi väga leeninlik lehm. Ei no, kui me sellega teatri ette jõudsime, siis meile seletati, et ei ole päris selline näidend. See rohkem nagu seletab lastele, kuidas farmi elu käib. Ma ütlesin, see lehm siin seletab kõik ära. Paneme ta lava keskele, rohkem pole midagi vaja. Ja pärast meid lubati pärast etendust ka vaatama, ma ei tea, kui hea mõte see oli. Meil oli väga lõbus, sest me olime juba kommunikeerunud oma vahel, eks ole. Ja siis oli kõrvalt tore vaadata, kus papsid, kes lootsid, et kohvikus saab konjakid, said teada, et laste etenduste ajal alkoholi ei müüda. Karm selline lehma vaadata, lehm on selle mõte. Tere lapsed. Ärge muretsege, lehmaga on kõik korras, andsime tagasi. Lastele on etendus väga meeldis. Nii mõni ütles, väga pull lehm on. Kus ta läheb, see igale poole. See lehm on meie tulevik, olevik ja tume minevik ka. Ja teine äge kogemus klubitööga, see juhtus värskes õhus, vahepeal, inimesed teevad festivale kohtades, Vormsi näiteks. Ma ei tea, kas keegi on käinud, soovitan, super koht. Mina sain Vormsil teada, et mina ei julge enam tagasi minna. Nimelt mulle tehti Vormsid esimest ja loodetavasti viimast korda elus kompliment. Ja kui ma kunagi peaksin sinna tagasi sattuma, siis ma panen lihtsalt koti pähe, et keegi mida ära ei tunneks. Nimelt just siuke lihtne asi, ma olin Vormsil, seisin, mitte kedagi puutnud, seisin väravas, nagu turvamehed ikka teevad. Ootasin, millal väikesed lapsed minu otsas ronimis ära lõpetavad. See on turvamehe elu kõige glamuursem asi, kui sa oled kuskil väliüritusel. Kõik lapsevanemad on veendunud, et ta tegeleb nendega. Ei. Ära ole pärast pettunud, kui sa kell 9 õhtul tuled küsima, kus mu laps on. Ma ei tea. Kus sa ta jätsid? No hommikul oli siin heinapalli peal, hommik oli 9 tundi tagasi. Heinapall on veel siin, või see, mis sellest lahti järel on. Ühesõnaga seisin, lapsed ronisid minu peal, ma mõjun väikestele lastele nagu labradoridele, ma ei tea, kõik tulevad mind nuusutama. Väikest lapsed turnivad mu otsas, mul on see võimal, ma oskan nagu kivistuda nagu aia päkapik, peale maadlustrenni, igasuguse asju juhtub. Seisin seal ja nägin minu poole tulemas kuidas ma seda muud moodi sõnastan, lootust ja hirmu korraga. Hästi kena tütarlaps.
hästi kena tütarlaps, otsustas, et Vormsi saarel on väga õige kanda 20 sentimeetriseid kontsesid. Ei, super vaatepilt, selles mõttes, et isegi gravitatsioon oli alla andnud. Ta vaatas kõrvalt, et sa saad siin ise hakkama. Ja neiu viimasel hetkel natuke komistas ja ma otsustasin olla härrasmees, ma olin täpselt ees. Püüdsin ta kinni, avastasin, et on see trend, et ma ei ole sellest aru saanud tütarlapsed, mis värk teil nende Wolverine'i küntega on? Et kui tihti apelsinid teid ründavad, nagu, et sul peavad olema küüned, et kui apelsin minu poole lendab, korraga kooritud ja osadeks jagatud. Tead, kui keeruline on pärast seletada neid märke õla peale, et ei, ma käisin tööl. Ja käisid. Ja siis ma seisin seal, tütarlaps minu väga romantiline. Ja kohe, kui meie silmad kohtusid, miski mu sees ütles, et sa ei ela seda üle. Ja meie silmad kohtusid ja ta vaatas mulle sügavalt silma. Ta ütles lause, mis saadab mind tänase päevani. See lause oli väga lihtne. See lause ütles, siin sa nüüd oled. Seksi täis nagu öökull. Elage nüüd sellega. Mina pean. Teate, kui raske on Winnie Puhhi raamatut pärast lugeda? Ka siis, kui sa pead kooliõpetajana vaatad seda Winnie Puhhi raamatut, okei, öökulli jätan vahele. Ei ole vaja seda seletada. Nende kõrval isegi need küüned õlas oli see, et suru veel. Lihtsalt nagu, ma tahan mäletada. Aga pull, mõtlesin, äkki peaks endale ka kasvatama, vaata, et see on pärast nagu koos. Aga ei kasva, vaata, mis saab. Ei, turvameheks olemine on siia mõnedki poole kohaga hobi, sellepärast, et siis kui ma lihtsalt tahan teha midagi, mis on täiesti sõge, siis lähed tagasi, sest et peale seda, kui ma olin mõndagi turvamees olnud, tekkis elus selline olukord, kus ühel ilusal hommikul mulle helistati ja küsiti number 2 kõige absurdsem küsimus, mis mult elus küsitud on. Küsiti, et sa kooliõpetajaks tahad saada või? Ja mina olin kodus ja mõtlesin, et nagu kummeist rohkem joonud on. Kas me oleme kohtunud? Jaa, ei, no meil on siin õpetajaid puudu, tule proovi ka. Ma ei ole kunagi arvanud, et kooliõpetajaks olemine on amet, mida proovida. See põhimõtteliselt on küll. Läksin kohale, vaadati mind ühe korra, just et oled see turvamees. See sama, jah. Väga hea. Võtame teid tööle. Ma olen siuke, hingame korra. Mul ei ole kvalifikatsiooni. Ja sa saad selle kõige eestlasinku vastase. Teib, Eesti haridus, kellelgi pole. Ma olin siuke, et no see seletab majalõpetajad. Naist, kes mulle 4. klassis sügavalt silma vaadates ütles, et siin sa nüüd oled kommunistliku režiimi jäänuk. Ja, keeruline. Aga ei, õpetajaamet tuleb välja väga sarnane turvamehe ametile. Ei, ütleme, alus põhimõtted on samad. Paar erinevust on päev versus öö. Jutt on enamasti sama. Ära võta seda ja pane see maha. Ei peksa teda õpikuga pähe. Ära sikuta teda sellest patsist ka. Ma tean, et neid on 2. Teiseks, näed väga tihti samu nägusid. Teie naerate, ma olen väga palju noori hingi. Nüüd te teate, kellele lauldaks aeg on päästa noored hinged, mitte mulle. Seisad, vaatad, tere, aitäh, homme kontrolltööl näeme, siis annan doki ka tagasi. Võta pliiats kaasa. See, kus juures on mingi universaalne värk tänapäeval kõigil. Ma võin kohe ette öelda, et ma olen kohe korra selle ära näinud, kuidas mult on küsitud, et kas ma iPadi pliiatsiga võin kirjutada. Ja ma olen lihtne mees, et see on anna minna. Ei, no ma ei keela noort inimest, tähendab, kui tema tahab proovida. Ma olen seal olnud. Mul polnud iPad, aga mul olid lootused. Siin kunagi kirjutan mina ka millegi muu kui pildikaga. Ei, tore oli. Ja 3, see on neist kõige keerulisem. Näod kattuvad, aeg natuke erinev, aga tegevus on sama. Küsimused tuleb välja, on ka suht sarnased. Et enamasti sa seletad inimesele midagi ja sa hakatakse küsima asju, millest sa just rääkisid. Aga see umbes sellise näoga nagu oleks mitte kunagi kuulnud. Et terve see vestlus oli sul ise endaga, et mitte sa ei ole klassi ees või ööklubi uksel, vaid sa oled kuskil pehmete seintega ruumis ja lihtsalt lased ringis ümber ise enda ja muudkui korrutad. Meil on reeglid. Toon paar näidet. Esimesi vahetusi ööklubis ma sain 6 tundi vestelda inimestega, kes inspireerivad mind tänase päevani. Purjus esimese kursuse juuratudengid. Armastan teid kõiki. Keegi on kohtunud. Nad on super.
Nad on suurepärased inimesed, eriti siis, kui nad kell 3 öösel avastavad, et neil on põhiõigused. Ja sul on seminar. Tema seletab sulle, et mees, põhiõigused. Ma olen siuke, aga klubi on kinni. Aga mul on, ma kuulsin, et sul on põhiõigused, uks on lukus. Miks ta lukus on? Klubi on kinni. Aga miks ta kinni on? Aeg sai läbi. Milline? Lahti olek aeg. Aga miks ta kauem võiks lahti olla? Kõik läksid ära. Ja siis kell 6 hommikul, sest tead, nüüd lähen mina ka ära, sest tramm hakkas käima. Поеду-ка в Kopli обратно. Vaatame, mis gängsterid teevad. Ei, et selles mõttes ma pean kohe ära, et mina olen ka juurat õppinud. Ma ei mäleta, ma võõratavasti rääkisin samasugust juttu, mul lihtsalt ei ole meeles. Tagantjärgi endal oli nagu pull. Ma olen ühe korra vaadanud seda, kuidas inimesed üritasid põhiseadust üles leida, mis paragrahvi all on õigus klubisse saada. Siiamaani ootan vastust. Ma isiklikult arvan, et ta peaks seal olema. Me peaks järgmine referendum, võtame teemaks. Normid, saame kommentaaridesse kirjutada. Ma muidu võin teile kohe öelda, et Eesti on väga kõva riik. Meil on üks põhiseadusega kaks komplekti kommentaare. Et oleks mille üle vaielda. Kelle põhiõigus on põhilisem? See on koroonavärk. Aga see oli väga äge vestlus. Sellest ainult ägedam vestlus on mul olnud inimesega, kes üritas välja mõelda, kas ta sõber on veel klubis. Ma ei tea, kas ta olete kunagi sattunud selliste inimeste peale. Kui sa ei ole turvamees, sa ei satu. Kui sa oled turvamees, siis sult küsitakse küsimusi, millele ei saa normaalselt vastata. Stiilis, et tervist, kas mu naine on siin? Ma kohe vaatan. Anna mulle hetk. Sest ma ju ometi, selles mõttes, kui sassis ei tea, kes kellega käib. Ma vana spetsialist. Mind sellepärast kroonikasse tööle ei võetud, kui ma tean liiga palju. Või see, et ega mu sõber ära pole näinud. Sinu oma ei. Minu oma läks juba ammu. Sinu oma õnneks veel on klubis. Sa otsi natuke veel. Sa ei ole kõikidesse kohtadesse veel. Mine käi veel paar korda ümber DJ puldi. Vaata, mis saab. Ta meil sellepärast ümmargune ongi, et saaks sõpru otsida. Või siis minu personaalne lemmik, et kas te olete siin veel kaua? Kahjuks kauem kui sina. Aga kui sa samas vaimus jätkad küsimus, siis arvatavasti mitte. Aga ma pean tõdema, et kõige ägedam kogemus see klubis on mul see, kui uksed mulle tuli 8-aastane tüdruk. Kell 4 hommikul. Tema küsimuseks ma ei olnud valmis. Ta tuli ukse peale ja küsis, et kas tohib emme juurde minna. Ja mina seisin ja mõtlesin, et kui halb inimene ma tegelikult olen. Et kas ma nagu tulen perekonda lõhkuma? Aga ma küsisin, et lihtsalt huvi pärast küsin, et mis emme siin teeb? Ta oli super vastus. Ta ütles, et ei taha koju tulla. Super laps, Tuli, leidis emme üles, läksid koju, kõik küll tore. Hästi äge tüdruk oli. Ma küsisin, et miks ta ei maga, ta ütles, muid asju teha. Ma ütlesin, et see on super lapsele hea, kedagi kodus elab, mul tuli enda lapse võl meelde. Möllad minna, vaatad, mis saab. Ärge kartke, lapsega on kõik hästi. Neid on seal varemgi käinud. Mõju kusjuures kõige hirmsam kogemus, kui klubis turvata on lastediska. Ma ei tea, kas keegi on kunagi käinud, aga kunagi tehti, õnneks nüüd lõpetati ära. Aga omal ajal see oli täitsa business. Pühapäeval lapsevanemad teid lapsed kohale. See oli hästi äge vaatepilt, sest lapsed jäeti maha mingi paar maja enne klubi. Näidati, et näed, lähed siin. Umbes nagu mina kooli läksin, et mine sinna majja. Anna onule see raha. Ja siis lapsevanemad, ma ei tea, mida iganes nad seal tegid. Turvamehed 6 tundi nutsid hinges. Selle kõrval, meil oli veel okei, vaat me saime ennast nurka ära peita. DJ oli see tüüp, kes pidi nagu puldis tõsise näoga Code 1-i mängima. Ja sa pidid talle vahepeal seletama, et laste disko on vali mussi. Kogu Coca-Cola joodi ära. Coke'i ei puutunud keegi. Elu läks edasi. Ja, aga ei, koolis oli tore töötada. Ma alustasin algkoolis. Sealt mind viidi hästi kiiresti üles. Tuleb välja, et on selline asi nagu liiga palju ausust suhtes. Ei, mina küsisin, kuidas peab lastega käituma? Mulle öeldi, lastele valetada ei tohi. Sest teeme ära. Mina ei pea õhtusöögi lauas nendega istuma, kui nad hakkavad täpsustavaid küsimusi küsima. Väiksed lapsed küsivad. Üks poiss tuli kohe, esimene klassi võit tuli jõudis, sa seksist tead? Ma olin siuke, midagi ikka. Ja, täpselt, tema hakkas ka naerma, siis võrdleme märkmeid. Vaatame, mis toimub. Meil oli väga hariv diskussioon minu jaoks. Ei, väiksed lapsed on ägedad. Ma olen jõudnud järelduse, et kõik väiksed lapsed peaksid töötama inkassas.
Nad kõik näevad välja, nagu sina oled neile võlgu. Olete näinud 7-aastaseid pundis koos või? Ma veel töötasin koolis, kus poisid ja tüdrukud on eraldi esimesed 9 aastat, et gümnas jube lõbus oleks. Kokku saada. Ja siis sa lähed sinna poiste klassi, et kõik vennad on lihtsalt väiksed inkassaatorid. Millal võla ära maksad? Tüdrukute klassiga on karmim, nad kõik vaatavad sind täpselt nagu minu ema. See tele teeme küll katki. Ja nad on ägedad. Ja neil on küsimus, ma ei tea, kus lapsevanemad seda teevad. Väikstel lastel on küsimused, millele ei ole vastuseid olemas. Isegi kooliprogrammiks. On võimatu anda adekvaatset vastust 8-aastasele lapsele, kes vaatab sind sama hukkamõistva näoga nagu kõik su klassiõed. Ja küsib, et kuule, aga miks draakonid ei räägi eesti keelt? Ja mina seisan, mõtlen, et oota, ma nagu ei teinud Kopli drooge. Ja sa küsid neilt, et millised draakonid ja kõik väiksed lapsed, poisid või tüdrukud, vahet ei ole, on selle suurepärase silmade pööritamise tippspetsialistid. Nad kõik on see droonide mängust. Ma olen veel rohkem paanik. Kes selle droonide mängu näitas? Vanaemaga vaatame. Ma sellest seksivärgist tead. Ja see oli ülekuulamine, ma proovisin kõik, nad just lendasid kohale, alles õpivad, integratsiooniprogramm ei tööta. Ükski vastus ei sobinud. Peal tunni lõpuks ta oli see, kasutu. Ma oli see, okei. Las ma siis olen. Ja edasi läks hullemaks, tegelikult mind viidi üle. Ma mõtlesin, et see on ameti kõrgendus, ei hullemaks läks 10. klass. 16-aastased kutid on 7-aastased kutid, aga pikemad. No ma olen olnud. Tänapäeval natuke teised mured, vaata. Meie omal ajal Koplis, me üritasime mitte pesapallikurikaga vastu pead saada, sest me tegime endale gängsteri kette Mersu märkidest. Mis tähendas seda, et kui sa selle ketikesega mööda Koplit käis, iga Mersu omanik tahtis sulle molli anda. Vahet ole, kas tal oli see märk juba ära võetud või mitte. Väikesega profilaktiline. Tänapäeval kõik noored mehed on Counter-Strike'is snaiprid. Sa tuled klassiruumi, olgu ta laua peal või laua all, ta on just laskasendis kogu aeg. Ja, ta öösel valmistus selles tunniks. Sa kõnnid sinna sisse, ma alati tundsin ennast koolitunnis nagu jumal, kes tõi valgust. Ma panin tavaliselt tule põlema. 8:30, vaata, tuled sisse, paned tule põlema ja see on natuke nagu see Twilighti vampiirifilm. Intervjuu Sefiiriga. Ei kuit snaiprid ei ärganud üles, neil on vaata need kõrvaklapid, kus on see suur mikker küljes. Et kui eetrisse tuleb uus kaart, klõkk. Ta läks. Sa pead talle seletama, et võtta rahulikult, Rambo. Vales suunas, uks on selle taga, hinga. Me oleme alles keskajas, neil ei olnud neid relvi. Ei võta mõõka kätte. Võta rahulikult. 16-aastased tütarlapsed, nad on jõudnud sinna, et mul on üldiselt selline tunne, et naisterahvastel on selline läbiv liin sekti. Et vanaemat lapselapsele pärandatav idee, et mida varem sa mehe ära lõhud. Seda parem on. 7-8, nad ka küsivad, need vaatavad sind käed, et sellene, vastad ära, ei vasta. Ei tea, jah? Loll. Ta oled seal, ju siis, vastage ja vaielda. 16 aastat, ma mäletan siiamaani oma esimest tundi, ma kõndisin siis, kutid olid asendis, snaiprid. 16-aastased neiud, neil on contenti vaja toota. 24/7, eriti asenditest, kus ma ei saa päris täpselt aru, mida või keda filmitakse, aga... Ja lõpuks siis täpselt sa võtta umbes nagu siin, keskel üks tütarlaps istub, ma sain tema pilgust kohe aru, et mina lähen katki. Ma jäin klassi ette seisma ja seal lihtsalt see. Vana oled siis. Ja nüüd ma olen jälle seal maadlusmati peal. Silmad kinni. Hirm. Sest ma ei ole lõpuni kindel, et nagu pane mu partnerisse ka või mis toimuma hakkab. Ja üks pool minu ajust kõlab nagu mu paps. Seletab mulle, et Saša, ära murdu. Sa oled mees, ära anna alla, ära tunnista, no snitch.
sa saad hakkama. Teine pool minu ajast, see on see sektantide värk, mu ema häälega. Tüdrukutele valetada ei tohi. Ole härrasmees. No. Ja nagu loll, ma murdusin, tunnistasin üles, vaatasin talle sügavalt silma, või noh, nii sügavalt kui saab pimedusse vaadata. Just vaatasin sinna, et 25. Ja siis tuli see heli. Nüüd meesterahvad olid seda heli kindlasti kuulnud, ei taha seda kuulda. Nad olid seda kuulnud, sest et noh, me oleme kõik seda kuulnud. Ja kõik tütarlapsed on seda heli teinud ka. Sest nad tahavad näha, kus me kätki lähme. Tuli täpselt see heli, see palju pole jäänud ja ei sa seisan seal ja mõtlen, et nagu selleks ajaks ma olin juba klassipäevikut näinud, muide kõikidele lapsevanematele, kes te panete lastele ainult ühe eesnime. Te olete minu inimesed. Te olete minu inimesed, sest et mina iga kord kooliõpetajana, iga jumala päev, kui ma päeviku lahti tegin, tundsin ennast nagu kodutu. Vaene, ühe nimega, tont. Kõigil teistel on 5 eesnime. Ja nad oli ise ka lõpuni kindlad, kuidas neid hääldama peab. Ja siis ütle ats, nii on lihtsam. Ja sa vaatad sinna, et ei, palju pole jäänud. Palju pole jäänud, ma ütle kõiki neid 5 nimed välja, kõik hakkasid ühte aega. Palju pole jäänud, aga 5 kontroltööd. 5 kontroltööd on jäänud. Enne kui me saame teada, kellel meist on kauem jäänud. Ja tuli välja, et see vastus töötas, kõik filmisid vaata. Pänger asi. Ma hoiatasin, ma kasutan sõnu, mis on ohtlikud. Muide, samal päeval ma sain aru, et ma millalgi pean endale TikToki tegema. Ma ei tahtnud, aga siis, kui see kõik hakkas arenema ja TikTok tekkis, ma pidin TikToki tegema sellepärast, et väga keeruline on 6 kuud järjest ignoreerida 130 õpilase saadetud linke TikTokist, kus kõik on juurde kirjutanud, see on sinust. Ma poleks kunagi arvanud, et mu põlved nii populaarsed on. Sest positiivne oli see, et siis ma sain lõpuks aru, mis nad seal laual teevad. Meeste rahvana kooliõpetajal on juba keeruline, noh. Isegi su kolleegid on see, et sa oled see vend, jah. Räägi nüüd meile, miks sa siis tulid siia. Sulle meeldib, jah. Mis sulle siis meeldib? Lapsed, jah. Endal ei ole, jah. Miks ei ole? Ära räägi seda juttu, et selleks, et lapsi saada, peab kellegiga saama. Mis mõttes kellegi? Aga kuidas ma näiteks lähen Maximas on alati otsas, kui ma käin. Ei ole ühtegi. Emale ütled ka, et ei, mulle meeldib kooliõpetajad. See on selle balleti pärast, jah. Ja selle riietusega on. Selle riietusega on see äge, et iga kord, kui klassi õpilased oskavad viisakalt sult küsida, mida nad tahavad tegelikult teada. Klassi ette ikka keegi on see, tulite kapist välja, jah. Sa pead neile seletama, kui sa mu korterit näeks, ma teen seda iga päev. Aga ma tegin TikToki, sellepärast, et ma tahtsin näha, mis seal toimub, avastasin oma põlved. Hakkasin õpilastega suhtlema seal, kommentaarium, pänger koht. Vaata, sa näed videot oma enda vasakust ja alast, seal all on kommentaar, norm põlv, bro. Ma panin kohe vastu, kui sa paremat näeks. See käib ringi ka. On katki. Mul on TikTok ja närvirakud on läinud. Vabandust, see vibreerib, mul õpilased kinkisid kella. Ütlesid, et nad tahavad, et ma oma tervise eest hoolitseks. See oli peale seda, kui nad mulle baklažaani saatsid. Teie naerate, ma mõtlesin, et ma olen maadlustrennis tagasi, et nad tahavad, et ma kaalust alla võtaks. Siis guugeldasin, mida baklažaan tähendab. Ma olin, ei, ma olen kinni. See oli karm. Nüüd ma lihtsalt arvan, et nad loevad mu pulssi selle pealt. Hommikul vaatad, pagan, ikka vist peab tundi minema. Keeruline asi. Ja ma tegin TikToki, siis ma sain aru, mis nad tunni laual teevad, sest kui mees õpetanud tulid klassi ja sa näed, et pooled tüübid on võt selles asendis. Aga sa näed seda külje pealt. Laudvard, Ei lähe
tule vaatama. Ma olen see, et ta mõtleb ise välja. Ma siin lähen teen seda tunni asja ja pärast ja siis ma hakkasin videod vaatama ja ma sain aru, et TikTok on selles väga ohtlik asi, sellepärast et eriti hiinlaste jaoks, ma ei ole kindel, et nad olid valmis selleks, mis juhtub. Ma lihtsalt ütlen siin selle ära, et kes iganes Hiinas monitoorib Eesti TikToki, täpselt, peaks kõik Eesti medalid saama. No kui sa oled vaene Hiina luurajana, sa oled mingi kommunismis elanud terve elu, sõjakoolis käinud, ma võtan selle kapitalismi niimoodi üle. Ja siis Alksi-taksi postitab järgmise video ja sa oled nagu see, et tead, neil on ilma meediaga hirmus, nagu neil ei ole seda kommunismi vaja. Küsime Popovilt, mis ta tegi kommunismi ajal. Saame vastuse. Aga jaa, mul kooliõpetaja amet päädis sellega, et ma kolisin kiriku kõrval elama. See polnud minu valik, kohe ütlen ära. Kui mina kolisin oma uude koju, eelmisesse koju, siis mul oli maja kõrval, oli Kossu plats ja siis mingid vennad hakkasid sinna kirikut ehitama. Ma ei tea, kui palju peab Kossu vihkama. Ja nad ehitasid seda 15 aastat. Mis mingi poole pealt mul tekkis tunne, et äkki see on nagu märk. Äkki Jumal nagu ütleb meile, et Mustamäe ei ole kiriku jaoks valmis. Võtke rahulikult. Pull lugu oli selles, et ma, kes on tähele pannud, mul on habe. Igaks juhuks mainin, et see on mul kogu aeg. See tundub naljaks, aga teate, kui palju mul on ööklubis küsitud, et kas oled kogu aeg seal habemega? Ei, ainult laupäeval. Ülejäänud aja ma võtan tolmu sellega ja valmistun olema rohkem maskuliinne, kui sina mult küsima tuled. Ja sellest kõige nõvedam selle puhul on see, et iga kord, kui ma selle habeme ära pesen ja korda teen ja on väike lootus, et äkki keegi tuleb jälle öökullidest rääkima. Ei, alati on mingi mälus vend, kes selle küljes ripub. Kuidas ta sul kasvab? Samas suunas, kuhu sa teda tirid. Kuidas ta mul kasvab? Ma sõin, sest vanaema käskis. Ja kui ma elasin seal kiriku kõrvalgi keerulisin see, et minu välimusega, see oli õiguse kirik. Ja tea, kui raske on kontrolltööd täis kotiga koduni jõuda nii, et sa ei nõustuks. Kiriku vastas pingi peal istuva kodutu ettepanekuga tule kolmandaks. Ei, nad tavaliselt olid see, et nad nägi mind kaugelt, nad mõtlesid, et ma töötan kirikus. Kõigepealt ma pidin neile seletama, et kui sinu juurde tuleb kodutu, vaatab sügavad silmad, et püha isa, anna patud andeks. Ma võin see kontrolltööd parandada anda. Patud on mul endal. Siis kuule, aga tule kolmandaks. Ma ütlesin, mees esmaspäeval. No aga aeg on ju. See on reedene küll, jah. Ja siis ma elasin seal mõnda aega ja ma sain ka muide selle kiriku kõrvalt elades teada seda, et on olemas selline asi nagu kristlik jooga. Täpselt, mina olen ka valmis. Pühapäeval ärkata selle peale, et rõdu tagant kostis, et vennad jõed venitage ennast Kristuse terviseks. Ma ütlesin, mis asja te teete? Mis ehitusplats? Ei, väga huvitav oli, kogiti raha annetus. See on nüüd valmis, ilus koht. Silt võeti ka maha. Esimesed 5 aastat oli ilus silt, et ehitame kirikut. 5 aastat hiljem võeti kirikut maha ja ehitame. Nüüd on lihtsalt silt. Ei helita, vaatame saab. Aga tegelikult ma tunnen võngetest, nagu noored ütlevad, väike nagu Veenus on retrokraadis või oli see Peterburg Petrogradis, ma ei mäleta. Et ma tahaks teile lõpetuseks anda kaasa oma unistuse, et siis ma saan tast lahti lõpuks, kaua kord kaasast asjana. Mul on nimelt üks unistus, kui ma olen pikalt Mustamäel elanud. Nüüd, esiteks, kuna ma olen aru saanud, et ma sobin turvameheks rohkem kui õpetajaks, sellepärast, et turvamehena ma saan inimesi raudu panna. Kui ma seda õpetajana teen, siis ma pean kogu mingit seletuskirja kirjutama. Ikka nagu, kas te teate, et seda teha ei tohi? Mis on väga palju asju, mida ei tohi, aga ikka tehakse. Jah, koolidirektor ei naerada. Popov. Võtke rahulikult. Lastest peab aru saama. Mul pole palju jäänud. Ei, mul on üks unistus elus. Ma tahan olla sama gängster kui minu rajooni vanaemad. Ma seletan. Ma olen Mustamäel. Mustamäe on fantastiline koht, kui sa tahad näha, mis saab siis, kui vanaprouadel on kiire. Ja, ma olen Mustamäel, väga ilus koht. Mustamäelt kesklinna sõidab selline suurepärane asi nagu buss number 11. Kui te ei ole kunagi sellega sõitnud, aga tahate tunda surmahirmu. Kell 7 hommikul. Tehke seda. See on lihtsalt see on rohelise kaardiga tasuta. Suurepärane kogemus. Parem kui põgenemistoad. Pariisi Disneylandi pole vaja minna. Võta ekspressbuss lootusetusest kesklinna ja olemas. Buss number 11 hakkab sõitma TTÜ juurest. Ja, tänaval nutuk kui Tšaltek. Ei üldse ei kõla, teed töö on palju parem. Lüürilisem, romantilisem.
ja tema viimane peatus Mustamäel on Siili peatus, šokeerival kombel, see on see, kus ma elan, või noh, mitte päris peatuses, seal lähedal. Kuigi kui ma vaatan oma kodulaenu jäänust, siis varsti ma elan peatuses. Lihtsalt hängin seal koos nende taatidega. Mulle see peatus väga meeldib, seal on alati samad taadid, kellel on üks missioon, lõpuks pudel niimoodi ära juua, et abikaasad kätte ei saa. See on raske vene mehe elu, istud seal, magan ju kogu aeg, alati üks vend on põõsas lihtsalt. Veel jõuab. Ja see on super koht sellepärast, et seal on alati selline hommikul, mina ei ole siin aru saanud, kuhu need prouad lähevad kell 8 hommikul. Mina lähen tööle, ma ei taha, aga ma pean. Buss 11, suurepärane koht selle jaoks, sellepärast, et kui te ei ole kunagi bussiga sõitnud, võib-olla siin on edukad inimesed, eks ole, kellele meeldib sõita autoga. Mina selles mõttes olen aru saanud, miks bussijuhid sellised on, et Eesti liikluses üldiselt nagu reeglite järgi sõitmine on nõrk. Ma siin hiljuti olin Tallinn-Tartu maanteel ühes bussis, vau! 2,5 tundi, sa ei julge põhimõtteliselt silmi kinni panna, sest äkki sa magad selle pokkupõrke ka maha. Kui talvel tuled Tartust Tallinna öösel viimase bussiga, siis vaatad, kuidas nagu bussijuht korra kiikab taha, et vist magavad. Ja nüüd mitte keegi ei maga, sest kõik on lihtsalt... Ma olen Final Destination näinud, seal oli lennuk, me oleme bussis, vaatame seal. Aga jah, buss number 11, või üldiselt bussid, ma olen tuvestanud Tallinna liikluses, et on paar reeglit, mis peab paika. Number 1, kui peatusse tuleb buss, mille roolis on mees, kellel on tilgakujulised päikseprillid detsembris. Ära mine peale. Ei ala. Kui on tilgakujulised prillid, vest ja ära lõigatud sõrmedega kindlad. Sõrmed on alles, aga see sõrme osa, vahetan. Ta on hästi pingsalt hoiab roolist kinni, sest tema lemmiknäitleja on Jason Statham. Ta sündis transporteriks, aga ta töötab TLT-s. Ma kujutan ette, kui sa tema korterisse lähed, seal on rohkem pilte Jason Stathamist kui tema perekonnast. Ta oleks nagu Statham, aga palk ei ole üle tulnud. Mine sinna bussi peale. Või kui sa tahad elamust, kindlasti mine. Sest see on see mees, kes teab, et kui mass on taga, siis Kristiine Ristmiku punane tuli on nõrkadele. Tal on kiire. Ega mitte temal, kõigil teistel on ka, sest ta on graafikust nagunii maas. See on see, miks ta vanaemasid kardab. Ja siis sa oled lihtsalt seal bussid kinni pole kuskil hoida, sest on hea tihke buss, vaata, kõik on korraga selles bussis. Rootslased lihtsalt niisama kirjutavad neid numbreid sinna, et siia mahub, see ei mees, sa ole Tallinnas sõitnud sellega, siia mahub kõvasti rohkem. Usu mind. Tahad teada, palju su bussi mahub, saada ta siia kiiresti Tallinna liinile, me näitame sulle, et kummituba ei ole üldse mitte midagi. Bussiga saab sõita ka siis, kui ta punnis on. Nagu see vanaema kurgipurk, mis on mööda tervet perekonda juba 4. põlve ringi rännanud. Keegi ei julge selle lähedale minna, äkki läheb lahti. Ja siis oled seal bussis ja sinust lendab keegi mööda või midagi mööda või on alati üks vend, kes sõidu pealt üritab küüslauku süüa. Ja purgist, marinaadiga, tal on igav. Aga üks asi, mida need bussijuhid kardavad ja mina tahan olla see asi tulevikus, see on küll natuke bioloogilist võimatu, aga ma tahan olla see asi. Kõik need bussijuhid on täiesti paanikas vanaemadest, kes on bussipeatuses. Te teate küll neid vanaprouasid, need on need vanaprouad, kel on vähemalt 8 kilekotti. Pungil täis. Kunagi ei ole lõpuni kindel, kas nad kolivad välja või nad kolivad sisse. Nad on kogu aeg reisil, neil on, nad on valmis igaks olukorraks. Algajal on käekott, progressiivsel ridikül, baabuškav, paketiki. Need on need baabuškad, kellel on kodus kilekottide hoidmiseks kilekott. Smart. Ma tahan olla see baabuška, kes paneb südame seisma igal bussijuhil, sest ta teab, et vähe sellest, et ta on juba hiljaks jäänud, siis ta peab raudselt punase tuledega seisma, enne kui ta Siili peatusse saab tõmmata. Ma arvan, et TLT jaoks pandigi see üks valgusvoor täpselt enne peatust. Sest kõige ägedam on hommikul vaadata, kuidas need vanaprouad, nad on kõik apteekrid, ka nad ei vaata, kuhu nad kõnnivad. Aga nad jäävad täpselt nii, et varbad on kõnnitee joonel, triiki, see bussijuht on juba paanikas, sest ta teab, et ta lõikab liiga lähedalt, ta läheb refiga vastu ja see on... Ja siis ta tuleb see punane tuli ja ta seisab selle punase tule taga ja kõik vanaemad on seal lihtsalt. Tule. Sa pidid siin 36,2 sekundit tagasi olema. Neil on kodus ka kellad sünkroonis TLT pagana sõidugraafikuga. Tuleb Tallinna äpp kinni joosta, mine küsi Mustamäe vanaemad, mis kell buss peab tulema, ta ütleb sekundi täpsusega, palju ta juba hiljaks jäänud.
siis nad seisavad seal selle ääre peal, et kilekott, kõik brändid on seal on Maxima, seal on Delice, seal on Stockmann, Dolce ja Gabbana on kuskilt sisse juba, mõnel on Dior, aga kirillitsas. Progress. Ma alati mõtlen, ma kunagi ei julge küsida, et kas vales suunas ei sõida, et polikliinik on teisele poole. Sest et muidu mind pannakse sinna kilekotti. Aga ma olen aastatega aru saanud, miks neid kilekotte vaja on, need on enesekaitsevahend. Sest vaadake, kui te olete kunagi ühistranspordiga sõitnud, siis te teate, et Eestis on eraldi kategooria inimesi, nad on enamasti mehed. Sorry, kutid, ma pidin selle välja ütlema. Ma olen ühtegi tütarlast näinud nii agaralt läbi kinnise bussi pressimas, kui seda üüratud kogust Eesti mehi, kes ootavad seda võimalust, et veel enne, kui buss on seisma jäänud. Bussi uksed on kinni, see vend on, ma saan siia. Sa jõudsid kohale, sa võitsid. Ei ole nii kiire. Buss jääb seisma ja alati see buss jätab selle keskmise ukse, seal on, kes ole Siilipeatus käinud, ma olin harinud, et seal on üks elektripost veel olles. Aga kui me piisavalt kaua driftime Mustamäel, siis me saame tast tagu. Elektriautod, here we go. Täpselt see keskmine uks jääb sinna selle elektriposti juurde, mis on juba halb, sest vanaemal on kilekotid. Ja siis see bussijuht ei suuda otsustada, kas sõita edasi või tagurdada vist. See näeb välja natuke nagu see 90. arvutimäng, mis kinni jooksis. Ja siis ta tagurdab. Ja siis kui vanaema hakkab peale vastuma, ta hakkab edasi sõitma. Ja siis samal ajal inimesed tahavad välja tulla ja mingi vend trügib sisse ja siis need vanaemad näevad seda ühte asja, seda kõige väärtuslikumat asja selles bussis. Vaba istekoht. Selleni tuleb jõuda. Mission. See siin on takistus. Mul on takistus ületamiseks 8 varianti. Ja nad lähevad. Ja, teie naerate. Aga teate, kui keeruline on selle kehaga Neod Matrixist mängida? Nagu sa tahaks minna, aga siis tuleb see krõkk! Ja viimane asi, mis sa näed, on sinu poole lendav Delice'i kilekott. Ja siis toimub kokkupõrge. Ja vahetult enne seda, kui sa kaotad teaduse, jõuad sa küsida, millega? Ja kõrvas kostub pelmeenid. Teate, kui totter on seletada, et siin löödi nokki Maxima kilose pelmeenipakiga, sest see oli sügav külmast ja ta oli kõige peal. Ja siis sa bussist tuled nagu teadvusele ja sa tunned, et miski nagu voolab mööda sind alla. Ja sa saad aru, et see on see sama pelmeenipakk, mis sulab sinu näos. Sest see proua vaatab sind selle vanaema pilguga. Anna andeks, pojake. Kiire oli. Ja ma saan aru, jah. Kas te tahate oma pelmeene tagasi? Ei, neid on sulle. Sa peaks sööma. Ja sul on seal kõik traumad on koos ja sa oled nagu see, et sellest mu küll terapeudile ei räägi, et siis peab mina hakkama talle maksma veel rohkem. Ja siis sa jõuad koolimajja. Üleni märg. Valedel põhjustel. Ja sul on see pelmeenipakk käes. Ja sealt tagant palju pole jäänud, vaatab sind, et issand jumal, mis juhtus? Ja see ütleb talle, et vanaema juurest tulin. Ja tema küsib, et kas ta on alati selline, mis ei ainult bussis. Ja nüüd on temal rohkem küsimusi, kui minul on vastuseid. Ma kuulen, et klassiruum pandi lukku, et ma ära jookseks. Ja ma jõuan järeldusele, et võib-olla kõik need märkmed, mis ma halbumisse käntsin, oleks võinud jääda minu enda teada. Sest nüüd on siin ruumitäis inimesi, kes saavad aru kahest väga lihtsast asjast. A, teraapia ei tööta. Ja B, kas ma oleks pidanud lapse eile kooli saatma? Ärge kartke, ma ei ole enam kooliõpetaja, teie lapsed on kaitstud. Kuigi ma pean tõdema, et kooliõpetajaks olemine oli selles mõttes pull, et ma ise sain aru, et kui ma siin ei murdu, siis võib julgelt turvameheks tagasi minna. Ja ma natuke igatsen neid 7-aastaseid põnne, sellepärast, et nende küsimused on absurdsed. Aga kui sa suudad neile vastuse anda, siis nad vaatavad sind sellise näoga, nagu sa oleks saavutanud maailma kõige tähtsam asja. Nad kõik vaatavad sind, vau, see vend teab asju. Vau, ja ta ütles meile neid asju. Aga ma minema issile rääkima, siis sa oled jälle jamas. Tead asju ja sa rääkisid neid asju. Ega nuinum nende puhul on see, et kõik väiksed lapsed, eranditult vahet ei ole, mis klassis nad seal käivad, umbes kuni 5. klassini, sest siis nad leiavad endale hobid, mis on üldse. Aga esimesed 4 klassi kindlasti kõik väiksed põnnid näevad välja, nagu nad oleks konstantselt siiliõppusel.
mul tuleb minu kooliaeg meelde, neil on kõigil see suur seljakott manti täis. Tüdrukutel on hästi palju taskuid, sest nad on süsteemsed. Kutid on lihtsalt, minu lemmik vaatepilt koolis oli alati see, kui sa vaatad keset koridori on 2 poissi, kes mõlemalt poolt sikutavad lukku koti peal, mis ei saa kuidagi kinni minna, sest sinna on pandud 3 seljakoti nagu manti. Ja samal ajal koti omanik lihtsalt hüppab seal otsas, julgustades neid, ükskord läheb! Ja sa mõtled, et see on isa, kui praegu seda näeks, mõtle, kui uhke ta oleks, see on minu poeg. Ta ei anna alla. Me paneme need asjad sinna. Ja isegi kui sa küsitad, et miks sul akutrell koolis kaasas, ütleb ta sulle selle peale, et kunagi ei tea, millal vaja läheb. Ja sa mõtled, ega päris täpselt ei tea ka, aga noh, nii kole see klassiruum ka ei ole. Nii ta läheb, teate, daamid ja härrad, mul oli meeletult, aga ma pean teid muidugi tänama ka selle eest, et te tulite minu teraapiasessioonile, ma oleks võinud varem hoiatada, aga nüüd on hilja. Kui keegi tahab, et mina ärge kartke, mina teid käest kinni äkki hoidma, see oleks natuke imelik. Aga kui kellelgi vaja on, siis info@käestkinni.ee. Äkki väitab. Niimoodi see kõik läks. Aitäh teile, et tulite. Idioodi unistus on nüüd vist peaaegu nagu teoks saanud. Me varsti saame teada, kas keegi õigel ajal tõusis püsti kaamera ees või mitte. See on minule alati meeldib salvestada, et ma meelega ei teinud seda kõnet, et ärge tehke seda teist ja kolmandat, sest ma olen kooliõpetaja ja turvamees. Ja ma tean, et mida rohkem sa ütled inimestele midagi mitte teha. No ma räägin, jah. Klubis on sama, 3 korda ütled, et teeme nii, et ei kakle. 5 minti hiljem. Tantsupõrandal massi kaklast, ütleme. Koolis on sama. Palun õpi kontrolltööks, enne kontrolltööd, sest sa saad alati selle küsimuse peale kontrolltööd, kas me pidime seda ka õppima või? No pidime küll, aga tead, tegeleme sellega järgmine kord. Nii et nii see kõik läks. Veel kord, ma olen teile meeletult tänulik, et te tulite. Ma olen siin piisavalt kaua räntinud, vaatame ka, Jeesus küll. Teate, mis nüüd juhtub, nüüd te peate ära minema. Või ei pea tegelikult. Te võite teha erinevaid asju, sest meil on vaba riik, vaba maa. Mina teid kinni hoia. Kooliõpetaja, me enam ei ole turvatööga, ma nädalavahetusel ei tegele, sellepärast mul on närvid läbi. Ja mina lähen nüüd tagaruumi ja nutan õnnest, et ma sain kogu selle absurdi lõpuks ära salvestada. Ja enne kui ma seda teen, siis ma tahaks teid siiralt tänada, et te viitsisite minuga need peaaegu 90 minutit siin selles glamuurses majas olla. Neile, kes ei tea, siin oli kunagi üks hoopis teistsugune asutus. Aga sellest, 2 venda teavad. Selle naeru järgi mul on selline tunne, et ma saan varsti rohkem teada. Nii et aitäh teile, teilt suurepärane publik. Ma loodan, et vähemalt midagi sellest oli naljakas. Kui ei, siis raha saab tagasi Swedbankist. Aitäh teile, mina olen Aleksandr Upov, see oli Album. Kena õhtut teile, nägemist.